Kas meil on vaja veel ühte podcasti? Jah, on küll. Meil on vaja podcasti eksportimisest, sest teooriast ei piisa. Vaja on õppida praktikutelt. Mida paremini turundame oma tooteid ja teenuseid kodumaalt välja poole, seda edukamalt meie majandusel läheb ja seda tugevamad me oleme. No ma ütlesin, me täna oleme seal UK-s nagu see testimisfaasis, et seal nagu võin kohe öelda, et mitte miski ei tööta nii, nagu Eestis võiks töötada. Arv on nagu veelgi kasvanud ja kasvab veelgi. Ehk siis juhina sa ei jõua teha kõike, sa pead tegema selektsiooni sellest, mida juht päriselt peab tegema või kui sa juhid väiksemat ettevõtet, siis sa pead lihtsalt seadma need prioriteedid. Mina ise tegin vist 2 või 3 päevaga sellise hästi lihtsa tasuta lahendustest WordPressi kodulehekülje. Registreerisime romandavast.co.uk domeeni. Läbi Skype'i vist, ma arvan, tegime selle UK lauanumbri ja põhimõtteliselt panimegi selle kodulehe niimoodi ülesse. Mõte tegelikult seal taga on ju see, et mõelda, et kes võiks meie seda tarkvara osta ja mis kanalid pidi oleks nagu kõige kiirem, kõige odavam, kõige lihtsam nendeni jõuda. Me peame muutuma, kohanduma ja oskama olla mitte ainult kodus, vaid igal pool mujal. Istuda lennukisse ja minna, suruda käsi ning luua pikaajalisi suhteid ja väärtust. Aga kuhu müüa, kuidas müüa, mis väljaspoolt töötab ja mis mitte? Paneme seljad ja pead kokku ning õpime üksteise kordaminekutest ja ebaedust. Lähme ise laia maailma ja teeme selle tulevastele ettevõtjatele ja turundajatele lihtsamaks. Lisaks eksportimise saladustele uurime meil oma külalistelt, kuidas nad mõtlevad. Hinnaga konkureerivast Eesti väikeettevõttest hakkame lihtsalt ütleme siis maailma tasemel ettevõtteks, kes küsib seda hinda, mis nendele sobib. Et see oli mõttelaadi muudatus. Mis raamatuid nad soovitavad? Üks raamat, mida ma kindlasti soovitan, on What Customers Want. Mida nad söövad? Ma söön hästi palju samu toite. Ma teen, suure potitäie mingit asja valmis. Inglise keeles on hea sõna batch cooking selle jaoks. See on alati hommikusööki. See on nagu must. Ja mul on reaalselt hommikusöögi tegemine võtab aega füüsilist pingutust 1 minut. Kuidas nad puhkavad ja maandavad stressi? Olgu see siis trenn, olgu see sõbrad, enne kõike pere, et see su oma mingi mentaalsed praktikad, mediteerimine, mis iganes see on, et see puhkus, mikropuhkus peab olema igas päevas, et see on ainuke võimalus just kooperatiivselt ja strateegiliselt sa peadki nagu suurt pilti nagu kogu aeg nagu enda jaoks nagu hoidma nagu ees, et sa ei kao ära sellesse pöörisesse. Lisaks palju muud, mis võiks sind edasi aidata. Aitäh Jaan Kruusmaa ja Indrek Põldvee, et te kutsusite mind oma podcastidesse, näitasite, kuidas neid tehakse ja andsite mõtteid ekspordi podcasti loomiseks. Sven Nuum ja Teet Torim, te olete täiega tegijad. Teie podcast nügib kõigi piiri ülespoole ja on olnud mulle väga heaks eeskujuks. Ekspordime podcast poleks iial nii kvaliteetne, kui minu selja taga poleks Ahti Kaspeit ja Marko Oolot koos Maraton stuudioga. Aita seda videot levitada. Jaga podcasti osasid oma sõpradele, kes seda infot vajavad või kommuunidesse, kus sa tegutsed. YouTube'ist leiad kanali koos saadete videotega. Veebilehe ekspordime lükkame ka vaikselt käima ning samuti oled oodatud Facebooki gruppi Ekspordime, kus hakkab liikuma kõige ajakohasem info. Anna video alla teada, keda sa tahaksid saates näha ja ma annan endast parima, et ta parimad nõuanded sinuni tuua. Stardime tempoga 2 osa kuus ja esmaspäevad on ekspordipäevad. Mõte, mis paar aastat tagasi idanema hakkas, on teoks saanud. Mina olen Timo Porval Lavist, ekspordima on valmis ja alustab. Harivat kuulamist!